Nikolai Mitjanin on vangis istunud veerand sajandit. Mitjanin on üks 25 Eesti eluaegsest vangist. Vaid 19-aastasena eluks ajaks vangi pandud Mitjanin tappis 1999. aastal kinnipidamise käigus politsei juhtivinspektori Sergei Pärna. Süüdistuse järgi tulistas Mitjanin Lasnamäel Katleri tänaval ühe kortermaja trepikojas TT püstolist 18-aastast Margust, kes jäi vigastuste tõttu invaliidiks. Seejärel tulistas Mitjanin Tallinna politseiprefektuuri korrakaitseosakonna juhtivinspektorit Sergeid, kes oli tulnud teda kinni pidama. Politseinik suri saadud haavadesse 5 päeva hiljem Mustamäe haiglas. Kui Mitjanini üle kohut peeti, lisati süüdistusse ka mitu röövi ja vargust. Näiteks oli ta samal sügisel koos tuttavaga metalli kokkuostupunkte röövinud. Tänaseks on Mitjanin 45-aastane ehk trellide taga on ta istunud kauem kui näinud vabadust, aga just vabadust Mitjanin ihkab, sest loodab nüüd enne tähtaega vangist pääseda. Kui varasemalt on mehel olnud vanglas probleeme, siis nüüd kinnitab politseiniku tapja, et on muutunud mees. Mis siis on muutunud? No, прежде всего, после рождения ребенка моя жизнь и в плане того, как я вижу дальнейшее, то есть я хочу соединиться со своей семьей и воспитывать ребенка. В плане какого-то либо совершения преступления у меня даже нет никаких мыслей на этот счет. Nimelt on Mitjanin vangis olles 2015. aastal saanud isaks. Täna on ta avavanglas ning külastab pea igal kuul 3 päeva ka oma perekonda. Mida mees täna oma teo kohta, mis ta eluks ajaks vangi viis, oskab kosta? Но прежде всего, само преступление было совершено в алкогольном опьянении. Во-вторых, я не понимал и не давал четкий отчет и понимание, что я делаю. Мне все это казалось какой-то игрой. Я четко не мог понять, что происходит. Это реальность или нет. Samas tunnistas Mitjanin kohtus, et suhtleb endiselt kriminaalkorras karistatutega. Näiteks on tal head suhted Aleksander Šmõgini ja Eduard Mägiga, kes on samuti endised eluaegsed vangid, kuid elavad juba mõnda aega vabaduses. Šmõgin pandi vangi selle eest, et ta tappis aastatuhande alguses Pärnu-Tallinna rongis 33-aastase mehe. Eduard Mägi hingel on 3 inimelu. Mõlemad mehed pidid Mitjaninile jagama kogemusi, et kuidas vabaduses hakkama saada. Проводили время с тем же самым электронным браслетом. Ehkki Tallinna vangla politseiniku tapja vabastamist toetab, siis prokuratuuri hinnangul tuleks Mitjanin vangi jätta, sest tema isikulise eripära tõttu võib ta jätkata vägivaldseid tegusid. Kuna vangla hinnangu järgi on Mitjanini retsidiivsusrisk mõõdukas, siis kardab prokuratuur, et uued kuriteod võivad olla rasked. Kohus teeb otsuse novembri alguses.